Nii, tere tulemast tagasi siis vaatama piljardi Eesti meistrivõistluste 9 palli finaali. Tere minugi poolt. Finaali kommenteerimas teile Karel Kaarna ja Peep Koitlep. See nüüd on tõeline maiuspala kõigile piljardisõpradele näha maailma tasemega mängijat otse laivis Delfi TV-s. Finaalis on meil siis Deniss Graabe ja Mihkel Rehepapp. Et eelmises mängus me nägime Mihkli poolt väga kena seeriat, et põhimõtteliselt ühe eksimusega vist. Jah, ja samad mehed, Deniss Graabe ja Mihkel Rehepapp olid eelmine nädal ka finaalis. Lähebki lahti, lüüakse nii-öelda läägi, kes sellele vasakule poortele lähemale sai ja tundub, et Deniss võitis selle läägi. Ja mängime siis 9 palli. Ja Denissil on võimalus siit alustada kohe. 9 palli reeglid nägime teile uuesti üle, et lüüakse kuule siis numbri järjekorras ehk 1-9 on meil seal numbrid. Ja põhimõtteliselt, kes 9 palli auku lööb, see on võitja. Jah, loeb ainult see number 9, et sa võid need 8 kuuli eest ära lüüa ja kui viimase kuuliga eksid, siis vastane selle sisse saab, siis hoopis vastane selle äkki võitnud. Nii. Ja tundub, et on ikkagi nii-öelda, et ei käinud köögis ära siin praegu kuulid. Jah, reegel on siis selline, et kui avast läheb mingi kuul või mingid kuulid sisse, siis köögi poole peal ehk see joon, mis te vasakul pool lauas näete, sealt peavad 2 kuuli. Kui 1 kuul läheb sisse, siis 2 kuuli peab käima sellest joonest üle. Ja et kui läheb 2 kuuli sisse, siis peab ainult 1 üle käima. See on nagu 3 kuuli reegel. Ja kui seda ei ole, siis tuleb vastane lauda ja alustab mängu, nii nagu praegu näeme. Mihkel väga hea löögi tegi praegu siin, pidi number 2 ehk selle sinisele siin välja tooma. Ja Mihkel väga hea võimalus praegu. Aga väike ebaõnn. Mitte väike, aga väga suur. Et siit seda number 3 ei ole näha, et isegi see must tundub, et takistab seda isegi pordest pihta lüüa. Väikse parempoolse vindiga ehk saab pihta, aga vaatame. Aga seda ei tea küll keegi, kuhu see valge siis veereb ja seda ei tea ka Mihkel. Ütleme nii, et midagi väga head siit ei tulnud. Denissil on väga hea võimalus nüüd, et minna juhtima kohe. Ja Deniss kasutas vastu vinti. Ja kuigi eelmises mängus nägime, et Mihkel tegi väga kõva partii. Nii, ja nüüd eksis vist Deniss. Siis ikkagi selle matši suur favoriit on Deniss, kes on meil siin maailmatasemel mängija ikkagi. Ja praegu hetkel. Ja, aga ikkagi selle löögi seal eksis. Ei, ta mängiski turvalööki, sest ta auku lüüa ei saanud seda ja lihtsalt ta eksis selle eelmise paigutusega, et ta ei toonud sellele number 6 ehk selle rohelisele ilusti välja. Siin näeme turvalööki Mihkli esitsus. Ja turvalöök on siis, et üritad järgmist kuuli jätta vastasele võimalikult ebameeldivalt. Nii, kas Mihkel näeb? Mihkel seda kindlasti näeb. Siin on võimalus kas lüüa põrget. Et enda poole auku. Ja et või teine variant, et kas see isegi lõikab sinna keskele, aga see siis peab valge ringiga tooma. Ja siis on väga keeruline valget kontrollida. 7 on vaja meil järgmisena tuua. Ja oligi põrkelöök. Ja põrke lõi ära, aga näeme, et 7 jäi väga huvitava nurga alla. Et ma arvan, et Mihkel seda lööki nüüd lööma ei lähe. Et
üritab siit Denissile jätta seda valget sinna 8-9 taha, ma arvan. Ja meil siin selja taga on Rafik Adigasalov, kes just mängis poolfinaali Mihkliga. Ja väga, väga vägev mäng oli, et mehed põhimõtteliselt väga ei eksinudki seal, et väiksed. Nii, kas Mihkel üritas turvat mängida või läkski Mihkel seda läks auku põrke peale, aga tundub, et ta seda musta, kas nüüd ja, et see on väga huvitav, et kas ta üldse näeb seda musta, et serva vist sisse näeb. lüüa, ja. Kindlasti midagi mugavat siin ei ole. Kui me näeme, siis Mihkel läks seda mõõtma teiselt poolt lauda. Minule siit kaamera pildist tundub, et võib-olla see isegi läheb. Ja, minule tundub, et ei lähe. Et sinna augu paremasse poole äkki ehk lõikab. Ja läks augu keskel hoopis. Järjekordne keeruline olukord. Aga 9 jäi võimalikult ebameeldivalt. Kas siit tuleb põrkelöök? Ma arvan, et Mihkel kindlasti läheb siin ründama. Et siin on variante, kas lüüa põrget või lüüa see 9 siia meie poolt vaadates siia alla paremale. Aga siis peab kindlasti arvestama selle keskmise auguga, et valge tahab sinna kole lähedale minna. No mõtlemist on igal juhul. Mis Mihkel siit välja mõtles? Tundub praegu sihtis seda põrget. Ma ise prooviks ka seda põrget, et siis saab vähemalt valge siia tahapoole, ehk meie poolt vaatas paremale. Ai, kui napilt. Eksis, aga see kindlasti ei ole kõige mugavam löök, aga ma arvan, et Deniss saab sellega hakkama. Ma arvan, et Deniss saab sellega hakkama. Ja ei saanud. Aga ei saanud. Nii nagu näete, siis sõnusime ära siin praegu. Jah, Deniss ei lasknud isegi viimast kuuli augu eest Mihklil lüüa, tunnistas oma kaotust selles räkis. Ja, et siin ei olnud mõtet lasta Mihklit, et siin on isegi varianti, et Mihkel oleks... Paari sõnaga võib-olla, mis meestega on tegemist, et Deniss on täielik maailma tipumängija. Hetkel hoiab ta Euroopas 7. reitingu kohta ja maailma reitingus on 24. Ja vaatame, kas Deniss meil siin täna mänginud on. Et kuidas ta siia finaali jõudnud on. Kui eile ta vääratas ja jäi üldse medalist ilma, siis täna on suht kindlalt liikunud. Jah, suht kindlalt küll, aga ma kohe jõuan siin ühe skoorini. Et kõigepealt siis alustas Lars Indrek Aigroga 7-0, Rauno Rüütlit 7-3, Aleksander Jermikimovit 7-0 ja siis oli täielik põnevuslahing oli siin Maarjo Hussariga 1/16 finaalis, kus Deniss seisult 7-7 suutis teha nii-öelda run-out'i ehk puhta laua. Nii, Mihkli ava. Ja siis juba Rainerit võitis, kui ma ei eksi, 8-3 nüüd poolfinaalis. Nii. Ja täpselt nii see ka oli. Mihklilt õnnestunud avalöök, aga tundub, et see must blokeerib praegu seda sinist ja number 2, et siit on nuputamist jälle, et ma arvan, et ta sinna meie vaatas siia vasakule selle number 4 ehk roosa juurde seda valget üritab lüüa, et Denissile teeb üldse et push-out'i, jah. Et selgitame võib-olla pealtvaatajatele ka, mida see push-out tähendab. Peale avalööki, kui on ka õnnestunud avalöök ja midagi sul lööki peale ei jää, ehk ei ole võimalik jätkata, siis on lubatud ühe korra mängu jooksul peale avalööki lükata valge kuul sellisele positsioonile, et vastasel oleks võimalikult ebamugav jätkata. Seda Mihkel ka tegi.
tegelikult ei olegi sükest reeglit, et sul lööki ei ole. Teinekord võib sul lihtne löök ees olla, aga lihtsalt see... Sa ei saa jätkata, ja et sa näed, et ei ole võimalik jätkata, siis on teinekord mõttekam teha see push out. Tundub, et Mihkel oli siin natuke õnne, et kas on Must nüüd blokeerib selle number 2 ära. Ja, aga Deniss on nii kogenud, et ma arvan, et ta on isegi suuteline sellest positsioonist uuesti turvat mängima. Aga ei blokeerinud. Ja Denissil oli õnne praegu kindlasti. Niimoodi seda ei mänginud. Number 3 tuli täiesti ideaalne nurk praegu välja. Ja tundub, et Deniss viigistab selle seisu loetud sekundite jooksul, nagu me näeme selle mehe tempost. Nii, 2 kuuli veel. Nii, ja seis ongi meil 1-1. Seis on 1-1 ja mängime siis 8 võiduni. Kogenud kohtunik paneb siin kuulid kohe peale, Peedust kohale toodud. Nime ütleb meile kohe Peep. Kintaras Petrovas, rahvusvaheline kohtunik, kes on ametis ka eurotuuridel, Euroopa meistrivõistlustel. Nii, mis sa, Karel, arvad? Mis me täna siit nägema hakkame? Ma arvan, me näeme head finaali, et kui Mihkel jätkab sama tasemega nagu ta eelmist mängu, siis ma ei näe põhjust, miks me peaks nägema. Denissi poolt on arvata, et siit väga palju eksimusi ei tule. Nii, Denissi avalöök. Nii, 1 kuul läks sisse. 2 kuuli käis üle. Number 5 vaevalt seal veeres. Jah, see oranž kuul. Ja et ta peab selle lihtsalt selle joone selle ära puutuma, et siis juba loetakse õnnestunud löögiks. Ja Deniss asub seda lauda väga kiiresti juba arutama, et ütleme, teades Denissi, siis siit võib oodata seisu 2-1 Denissi kasuks. Ja Denissi puhul, nagu mainitud juba, et tegemist väga maailma täiesti tipuga. Ta on võitnud siin maailma esinumbreid korduvalt ja saavutanud isegi siin USA's võitis hiljuti ühe turniiri ära, kus oli täiesti maailma top 32 oli kohal. Et ainult kutsetega saadi sinna. On ju lihtne mäng, kui vaatad. Meie mees tegi neile. Nagu näha, siis praegu teeb ka Mihklile natuke. Seisuks siis 2-1 nüüd Denissi kasuks. Ja peaks olema Mihkli avalöök nüüd. Jah, kui Mihkel tahab siit pinget pakkuda, siis tuleks järgmine mäng oma kasuks. Ja kindlasti selles mängus väga suurt rolli on see avalöök siin. Et kui Mihkel tahab siin Denissile vastu saada, siis kindlasti peab see avalöök siin väga hästi õnnestuma. Aga korduvalt on olnud ka Denissil, kui ta mängib kuskil välisturniiridel, et kui oleme rääkinud, et mis on siis põhjuseks, et sinna kõige kõrgemasse mängu ei saanud kaasa rääkida, siis ta on just kurtnud, et nagu avalööki ei anna. Ja sellel tasemel ikka jah, kui... Ja, et ega selle tasemel muud ei olegi vaja, et kui ikka avalöök õnnestub, siis see on nagu jah. Siis ikkagi maailma paremiks suudab seal laua puhtaks lüüa. Peaaegu olenemata, mismoodi need kuulid seal laua peal on. Ja, et kõik löögid on lihtsalt mällu juba kivistunud, et automaatselt tulevad need juba. Nii,
õige avalöök, 2 kuuli käis üle, 1 läks sisse. Näeme, meil kohtunik võtab selle räki ära, et tal on olemas siuke abivahend, millega saab jätta selle kuuli sama koha peale. Ja Mihklil on täitsa löök peal praegu, number 2 ja sinine ja kohe punane on seal ootamas. Nii, ja tegelikult on nurk olemas ka, et 4 peale resultaat oli päris hea ja et kuigi eks ta päris nii ei mõelnud sealt läbi 9 tuua, aga väga hea võimalus praegu see seis viigistada meil siin. No Mihkel on selleks täiesti võimeline. Ja nagu me eelmises mängus just nägime, et selliselt laudu Mihkel ei eksinud küll. Kindlasti lõpetas need kõik ära ja sellised võimalused. Vaatame, kas ta ka finaalis samamoodi jätkab. Tundub, et enesekindlus on ikkagi sama nagu eelmises mängus. Ja mõlemad mängivad päris niisuguse kõrge tempoga. Ja tempo on väga hea ja lustakas vaadata siit ülevalt pukist. Tulge ja proovige, kas teil ka niimoodi õnnestub? Ja et mängime siis täna siin Hill piljardisaalis Telliskivi 57, et jõuate veel vaatama. Ja täna siis peale finaali on ka hooaja lõpetamine ja parimate autosustamine. Järgmine nädal on võimalik telepildi vahendusel näha ka ühte maailma, kuidas öelda, niisugust showmängu samas formaadis, 9 palli, Ameerika versus Euroopa. Ühesõnaga Moskooni kapp. Moskooni kapp, jah. Kus siis on nagu valittakse parimad reitingu alusel Euroopast ja Ameerikast ja kahjuks seekord jäi Deniss Grabe sellest meeskonnast välja 2 punktiga. Ja et täiesti napilt jäi välja praegu, oli väga lähedal sellel hooaega, algas tal väga hästi, et oli täiesti seal meeskonnas sees. Konkurentsis, jah. Ja et ma arvan, et ta seal kunagi ära ka käib. No see on tema eesmärk. See on tema eesmärk, jah, et mingi motivatsioon peab olema. Nii, mis me näeme? 9 palli. Me näeme, et Deniss tegi sellise avalöögi, et sellisest avalöögist võib 4 kuuli läks korraga sisse. Jah, 5 jäi lauale. Jah, 4 kuuli läks sisse ja sul on vaja ainult 5 kuuli sisse lüüa. Kõik on põhimõtteliselt augu peal ootamas. Et sellisest avalöögist võib igaks unistada. Aga väga kiires tempos meil see mäng. Tundub, et ei läinud minutitki sellega, et 2-2 sai kiiresti 3-2. Nii ka läks. Nüüd ootame samasugust avalööki Mihkli poolt. Jaa, et Mihklile pandi väike surve peale jälle. Jah, Denissele niisugused finaalid või võistlused, see on nagu täitsa rutiin. Jaa, et meil on siin ju käsil täiesti viimane mängupalliformaat, et oleme selgitanud juba 3 Eesti meistrit. Denissel on juba 2 meistritiitlit taskus nii-öelda, et eile 8 pallis võitis Rahvik meil. Kes mängis poolfinaali Mihkliga. Jaa, et Rahvik lüütiski meil Denissi välja eile väga ilusa mänguga. Jah, ja ääre pealt oleks ka täna finaali mänginud, aga täna tegi hea töö Mihkel, ehk võttis eilse koha pealt nagu revanši. Tegi revanši, jah, et Rahvikuga ennem natuke rääkisin ka, et ta oli Mihklit viimased, ma ei tea, kas 5 või 6 korda võitnud juba. Et kuidagi sujub tal Mihkliga, aga seekord Mihkel näitas oma
nii nägime, et üks kuul läks sisse ja nagu me näeme, see number 4 ehk see roosa tuli ainult üle. Et peab ju meil 2 kuuli üle tulema ehk see tähendab, et Illegal break. illegal break ehk vastane saab lauda tulla ja otsustada, mida ta teeb. Aga kas see oli nüüd? Denise poolt väga kaval löök, et jättis selle number 2 ehk sinise väga ebameeldivalt Mihklile. Et sellele pihta lüüa on juba omaette kunst. See number... No, siin on kõik asjad ees igal pool. Millest mitut portet kasutama, et sellel pihta saada. Ja sealt, kui 7 täpselt natuke möödas oli, siis on võimalik. Ja väga hea löök, aga kahjuks viga. Aga viga ikkagi sellepärast, et peale puudet, Peep räägib meil, et peale puudet peavad käima ükskõik milline kuul, kas valge või mingi muu kuul, peab käima ikkagi veel boardis ära. Ja. Kui snuukris see ei ole oluline, et sa saad lükata keset lauda valge peitu mingi kuuli taha, siis siin peale, ütleme, et seda sinist pidi Mihkel praegu puudutama esimesena number 2, aga peale seda oleks mingi kuul pidanud käima boardis ära. Kui seda ei juhtu, siis on vastasel käsipall. Et ei pea tingimata boardes ära käima, ta võib ka auku minna. Jaa, auku võib ka minna, siis ei pea üldse boardet puutuma. Tegelikult on see sama reegel igal löögil meil siin. Jah, aga mängumehed nagu selle peale tegelikult üldse ei mõtte, sest see ongi neil käe sees ja see ongi loomulik. Ja, aga nagu nägime, et Denis tegi selle eelmise löögiga endal selle olukorra. Et tal üldse oli võimalus selline olukord saada, et käsipall mängis väga hea turvalöögi seal. Suhteliselt raske laud oli esmapilgul, aga Denis on teinud selle nii lihtsaks nagu. Ja need paigutused, see on lihtsalt hämmastav, kui see valge kuul liigub nii nagu käega paneks. Kõik nurgad õiged. Ja kogu aeg paigutatakse nagu nurga alla, kui ütleme tavaliselt vähekogenud mängijad või siis, kes lihtsalt oma lõbuks mängivad, üritavad otseks jätta, siis kuldreegel on ikkagi see, et kogu aeg jäetakse mingi nurk sisse. 9 pallis on meil oluline, et sa saaks järgmist kuuli võimalikult lihtsalt lüüa ja sellepärast ongi oluline, et väike nurk jääks sisse ja ainuke löök, millele sa tahad otseks jätta, ongi see viimane 9, nagu me nägime. Jah, aga see on kõikides mänguformaatides. Jah, et see on omaette oskus niimoodi neid nurkasi näha, et see valge niimoodi asetada. Aga Denis on teinud siin kõva alguse ja läinud juba 4-2 ette. Ja nüüd on ka tema avalöök. Et Mihkel natuke raske seis siin. Õnnestunud avalöögi korral on võimalus 5-2 juhtima minna. Peep, mis sa arvad, kas läheb veel mänguks? Või no tahaks. Kõik vaatame nüüd selle avalöögi ära. Vaatame selle avalöögi ära ja siis kui Mihkel saab lauda ja pallid on soodsalt ees, siis... Nagu mäletame, Denisi eelmist avalööki läks 5 kuuli sisse, siis ta praegu tundub, et oma koha leidnud, kuidas need kuulid lähevad ja lähevad, aga läks ka valge. Läks ka valge, kuigi neid kuule läks jälle 3 tükki, pluss valge. 3 tükki ja tundub, et Denisil on tegelikult väga hea koha leidnud laual, et kuidas avada. Ja ja tegelikult on ju kuulid kõik ees, et Mihkel on siin võimalik, nii nagu rääkisime, et ongi võimalik ka oma kaotusseisu minimaalseks. Ja, et 4-2 võib saada kiiresti 4-4, et kui ta selle suudab ära lahendada, on ju Mihkli avalöök juba. No ja nagu me eile nägime,
Mihkel oli, juhtis 5-2 Rahviku vastu. Nüüd vaatame, et jättis natuke liiga suure nurga. Ei ole hullu Mihkel. Kindlasti ei ole hullu, aga jah, Ideaalne. tundus lihtne, aga tegelikult ei olnud, et oleks võinud natuke paremini jätta tegelikult. No nüüd peab upitama. Ja siin on oluline. Alguses üritas vasaku käega üldse lüüa. Ja nüüd peab upitama, et see ei ole kindlasti kõige meeldivam löök. Aga saab suurepäraselt sellega hakkama. Ja, nüüd on lihtsalt vähe sinna üheksale ilusasti tuua, et vaatame, kasutab siin 3 portet. Täpselt nii. Vist jääb natuke väheks. Natukene jäi nõrgaks. Aga noh, nurk on olemas ja ma arvan, et ta lööb ära selle. Aga jah, vaatame, kas Mihkel ennast tunneb. Ei tunne ennast kõige paremini vist. Ja nüüd võib-olla kiirustas natuke. Ja nüüd tundub, et selle matsi murde hetk tuleb ka, et kui Tõnis läheb siit juba 5-2 ette, siis on raske näha Mihkli poolt comebacki. Ja 5-2 meil seis ongi. Jah, kahju. Seda nüüd ei oleks oodanud. Ütleme, et natukene eksis paigutusega selle 9 peale ja tulemus oli meil näha. Ja Tõnis Kraabel on siis 3 võitu veel vaja. Ja Mihklil on 6 võitu vaja. Ja, et keeruline seis praegu Mihkli jaoks. Tõnis on liikunud siin väga heas taktis. No jah, ma arvan, et ega oma mõtetes, kui eile jäi üldse tennismedalist ilma, siis ega ta täna nüüd seda võimalust enam käest ei taha lasta. Ja, et Tõnisega ka rääkisin, et tal 4 formaati korraga ei olegi õnnestunud kunagi võita, ka see aasta. Kuigi ta tuli seda tegema see aasta. Eks ta sellepärast siia tuligi, aga et mingi motivatsioon tuleb olema, kui tal on juba neid meistritiitleid üle 30. Ja see 40 juba hakkab lähenema, kui vaadates tänast mängu. Et numbrid on juba müsteerilised. Ta isegi ei suuda enam loendada, palju tal neid Eesti meistritiitleid on. No eks ta kuskilt internetist vaatab üldse palju tal neid tiitleid on. Näeme, et Mihkel tegi siin push-out'i ja lükkas 7 selle pruuni ja musta kokku, et isegi kui Tõnis siit lööb 2 sisse selle sinise, siis see probleem seal 8 ja 7 jääb ikkagi lahendada. Ja kui selle push-out'i tegemisega on veel niisugune asi, et kui sa ikka lükkad päris peitu, siis vastane ei pea seda vastu võtma, vaid võib löögi korra sulle tagasi anda. Ja, et vastasel on alati eelis, et tema saab otsustada, mis teha, et kas ta lööb ise või vastane. Nii, Mihkel läks ründama ja eksis. Kindlasti Mihkel teinud juba selle mängu jooksul kordades rohkem eksimisi kui eelmise poolfinaali jooksul. Et eks need põhjused ole mitu on, miks see nii juhtunud. Aga kõik ei ole veel kadunud, et see 7-8 on ikkagi veel lahendada. Vaatame, mida Tõnis teeb. Kas paigutab valge nii, et 6 peal? Paigutab valge ideaalselt praegu, et 6-ga võimalik vastu 8 üritab, ma arvan, lüüa valgega. Aga eksib ja lööb valge keskele. Nii. Need on väike triki. Ja, et see must seal segab samamoodi, et selle saaks nagu 7-ga pruuniga lüüa sinna auku. 7 sisselöömine ei ole probleem, aga probleem on see must järgmisena sisse lüüa. Tähendab nüüd. Ja tundub, kas Mihkel läheb otse 7-8 kombinatsiooni lööma. Aga üle selle keskmise augu, seal on need nurgad, mis võivad natuke välja ulatada. Mina seda lööki soovitaks.
ja nii ta ongi. Ja veel Must tuli eest ära ka. Mihkel oleks nüüd küsida mu käest. Ka nagu kiirustab. Ja, et eks ta on ka natukene siin juba alla andnud tundub. Noh, oleks see sisse läinud, oleks me siin öelnud, et väga õige löök. Tavaolukorras Mihkel neid sisse lööbki. Aga praegu ei ole päris tavaline. On siin Eesti meistritiitli peale mäng. Aga Tõnis läheb juba siin 6-2 ette. Ja siit on juba raske näha, et Mihkel mingit šanssi oleks juba. Ja hämmastav täpsus ikkagi Tõnisil, et Tõnis mängib hästi peenikese kiiga. Ütleme, see kii ots on tal kuskil 10 millimeetrit. Kui saali kii on 13 millimeetrit, et paljud snuukrimängijad mängivad samasuguse kiiga, kui Tõnis praegu puuli mängib. Ja, et kellel kii natuke korrast ära on, siis võib Peebu kätte vabalt anda. Peep teeb selle korda, et ka Tõnissi kii on ta korda teinud nii-öelda. Jah, et seda võib öelda, et nagu hea tunne, kui oled nagu hooldanud ja ütleme siis seda tippi vahetanud ja pärast näed, et kuskil suurel turniiril sinu hooldatud mänguvahendiga siis võetakse esikoht. Ja seda ta praegu tegemas on ka. Jah. Ja keda huvitab siis piljardimäng, siis meil on Kalevi piljardikool, kuhu siis saavad tulla noored piljardihuvilised. Ja Kristjan Kuusik on seda vedamas ja teinud tänuväärset tööd. Et tuleks aina rohkem nagu neid piljardisportlasi. Vahepeal Tõnis tegi siin hea avalöögi, aga üritas väikse masseega tekitada ise väikse vindiga teistsuguse nurga. See 2 sisse lüüa, aga tal ebaõnnestus. Mihkel on suurepärane võimalus praegu 6-3 tekitada mängu mingigi pinge. Ja tulles tagasi siis Eesti piljardispordi juurde, siis Eesti piljardisport jaguneb meil 3 erinevaks piljardiliigiks, milleks on siis püramiid ehk vene piljard ja siis on snuuker. Meil on üks hea snuukrimängija Andres Petrov. Oi, milline tehniline praak praegu. Vahepeal Mihkli poolt, et Mihkel ei taha need asjad üldse õnnestada siin finaalis. Nii, ja nüüd näete. Nüüd näeme kala ehk 4-9 kombinatsioon. Mängupõhimõte ongi 9 saada sisse. 9 saada sisse. Pealtvaatajad plaksutavad. Ja pealtvaatajad plaksutavad. Ja vahepeal on Tõnis meil saanudki nii-öelda hilli peale ehk mäe peale. Tal on ühte võite veel vaja. Et isegi juba naeratas, et ta teab, et tal on see tiitel juba käes. Aga kuulid on ümmargused ja ma arvan, et Mihkel mingi šanss veel tekib. Aga mis meil siin olid, need piljardi püramiid, snuuker ja siis ongi tavaline piljard, mida me praegu vaatame. Ehk mida nimetatakse ka puuliks. Ja see on maailmas kõige populaarsem piljardiliik kindlasti. Ja ma arvan, et see on ka Eestis kõige populaarsem piljardiliik. Jah, neid laudu on kõige rohkem ka, mille peal saab mängida. Nii, Mihkli ava. Jah, ja siis treeningud käivad regulaarselt Kalevi piljardikoolis. Ja, et Eestis on meil 3 erineva tasemega liigat. Milleks on siis meistriliiga, esiliiga, tase, mida hetkel vaatame, esiliiga ja rahvaliiga. Et rahvaliigasse kõik võivad tulla mängima. Ja rahvaliigasse kindlasti, kellel väike huvi on, et tulge proovime, et see tase on täiesti aktsepteeritav kõigile. Ja ega rahvaliigast on meil välja kasvanud mängijaid, kes kätt proovivad meistriliigas. Esiliigas. Ja täpselt nii, et
siin tänagi jõudsid päris kaugele need nii-öelda rahvaliigast Kunagi välja kasvanud. Ja kasvanud mängijad, et nii, Mihkel tegi vahepeal turvalöögi. Kes tahab siis piljardit õppida, siis ja nagu Peep mainis, et Kalevi piljardikooliga võib ühendust võtta. Ja internetis on kõik. Ja, et lööge Google'isse sisse ja leiate sealt kõik juhised. Nii, kas Mihkel nüüd näeb seda sinist? Vist ikka näeb, jah. Otsustas turvalöögi kasuks. Tundub, et Mihkel ei tunne ennast üldse praegu laua taga kindlalt. Et tegelikult oli täitsa löök peal. Jah, ja nurk oli ka nii, et oleks saanud selle punase 3 peale välja tulla. Ja tundub, et Tõnisele jäi see löök veel ette ka. Löök jäi ette ka veel. Et selle nurga alt on kindlasti raske öelda meil, aga näeme, et mõtlemist on. Et kindlasti kõige mugavam löök see ei ole. Nii, nagu näha, rahvast koguneb. Ja pinged on suured. Aga Tõnis teeb väga halva löögi. Ma arvan, ta nõustub minuga. Nii, no Mihklil on hädasti seda võitu vaja. Ja ma ütlesin, et Mihkel tuleb siia mängu tagasi. Aga tundub, et kohe esimese löögiga sõnun ära, sest Mihkel tuleb natukene vähe seda praegu. Head lööki. Nii, aga õnnestus. See õnnestub ja tundub, et kõik kuulid on täiesti augu ees. Tavaliselt Mihkel sellises olukorras ikka natuke upitamist. Natuke upitamist, aga ei ole siin täiesti standardlöögid kõik. Kas Mihkel toob siia mängu pinget veel? No. Ja tundub, et toob sellepärast, et praegu jäi küll ideaalselt mustale. Lihtsalt jätta koha peale ja 9 ootab seal otse löögina. Ja Mihkel on siis ise ka Kalevi piljardikooli üks treeneritest. Teine on Kristjan Kuusik. Nii et kui tahate tulevikus sama hästi mängida, siis trenni kõik. Siis võtke ühendust. Ja harjutamas saab käia Hill piljardiklubis Telliskivi tänaval. Telliskivi 57, kui täpsem olla. Nagu näha, siis siit kõrvalt vaatan, et absoluutselt kõik lauad praegu on rahvast täis, et ühtegi vaba lauda ei ole praegu. No, rahvast tunneb ennast ka nagu Eesti meistrivõistlust. Tundub, et huvi on, jah. Jah, üldse viimaste aastatega on just piljardisportlasi palju juurde. Kõrgelt vaatan, et üks laud praegu vabanes, tulge kiiresti. Aga vist jäite juba hiljaks. Ja, et juba võetakse kuuli. Nii, tennis meil siin vahepeal loalöögi. Kõik oli legaalne. Ja tundub, et siit läheb minutiga 8-3. Ja siis ongi läbi. Ja tiitel kotis. Jah. Et see, ma arvan, et see on võtmalöök praegu. Kahe pealt selle number 4 peale tuua. Ja ta tuleb ideaalselt. Täiesti ideaalselt. Jah, kui tundub, et kuidagi ebaloomulikult liigub see valge, siis see kõik on nagu vindiga löödud ja Tõnis valdab seda kunsti ikka suurepäraselt. Nii, Peep, meil on Eesti meister selgund. Jah, ma arvan, et on küll. Nii? Ei, vähe närvikõdi. Natuke närvikõdi veel, aga enam mitte. Nüüd võib juba kii taevasse visata.
et seda lööki ei tea, kas hüppab laua peale ka? See mees võib kinnisilmi neid lööke lüüa. Ja olemas. Nii, palju õnne. Palju õnne, Deniss Kraabe, Yeah. meister 2018 9 palli formaadis. Ja Mihkel Rehepapp hõbedal. Ja kindlasti palju õnne ka Mihklile, et väga kõva tulemus, teine koht, kuigi näeme, et natuke vangutab pead seal. Ja meil siis pronksile jäid Rafik-Adi Kasalov ja Rainer Laar. Ja palju õnne ka neile. Kõik on võidelnud mehiselt ja meisterlikult. Jah, aga soovime siis teile kena õhtu jätku, et ülekande tõi teieni Karel Kaarna ja Peep Koitlep.